kaelus on väga kena. Ilus nägu välja paistaks. Irli kraapis mul juuksid kõik need 2 karva 7 reas. Kuidagi nagu tundub, et on 3-4 karva. Väga ilus. Ma just üles tulles vaatasin nii kena soeng ja kõik tehtud. Ja kui keegi niimoodi ütleb. Mulle täitsa näha, sest mina ei tea, mis nüüd saama hakkab. Ära siin ütle rahvale seda. Ja salvestame, jah. Tere tulemast kuulama Häädemeeste Seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Nagu näha, tuleb täna väga eriline ja teistsugune saade, sest kui te muidu olete harjunud nägema Anna-Liiset siin saadete eest vedamas, siis täna teen seda mina. Nii et ütlen ausalt, mul on närv sees, süda on paha, tahaks kohe, ma ei tea, uksest välja joosta. Aga teeme selle ära. Iga uus asi on põnev asi. Lähme saate juurde. Täna on mul külas üks väga-väga tore inimene ühe väga erilise sündmuse tõttu. Nimelt Häädemeestel on tulemas 40. kodukandipäev. Ja ühtlasi külaline, kes mul külas on kodukandipäevade üks esimestest korraldajatest. Nii et tere tulemast, Eevi Põrk. Tere. Tere, Eevi. Täna sinuga rändame siis ajas tagasi. Räägime sellest, kuidas kodukandipäev sündis, millised olid esimesed ettevõtmised, milliseid mälestusi need endaga kaasa toovad ning kuidas on see armas traditsioon 4 aastakümnega kasvanud ja muutunud. Aga enne, Eevi, kui me räägime kodukandipäevast, tahaksin rääkida hoopis sinust. Paljud nooremad kuulajad teavad küll sinu nime, aga võib-olla mitte seda lugu selle taga. Nii et, Eevi, kuidas sul täna läheb? Oih, kui pikk ja ilus algatus. Mul läheb hästi. Tore kuulda. Kenasti. Millega sa praegu oma igapäevaelu täidad, tegutsed, millega sa toimetad? Kus sa oled praegu? No, ma olen sellises uskumatus kohas, kuhu ma ei oleks osanud ennast ilmaski mõelda. Ma olen pealinnas. No nii, kuidas sa sinna said? Tõeline maakas ja tõeline maainimene ja nüüd olen ma korraga seal. Noh, ma arvan, et päris pikalt ei hakka sellest rääkima, aga ja sõna vanus on üldse üks kohutav sõna praegu öelda, aga selle tõttu peab vahel tegema otsuseid ka tervise pärast, millel ei ole muidugi tegelikult midagi suurt viga, aga natuke ikka. Sellepärast mina olen praegu oma lapselapse Mari-Liisi juures Tallinnas. Jah, olen mõelnud, ja lugenud internetist, et oi, kui palju lauluklubisid ja selliseid seltskondlikke üritusi tehakse linna peal. Võiks ju siia-sinna minna, aga mingisugune rumal ego istub minu sees ja hull, et see asi nii on. Ma ei tahaks ju kusagile lauluklubisse minna istuma lihtsalt niisama rahvalikke laule kaasa laulda. See oleks põnev ja tore, aga ikka istub veel see asi sees, et tahaks midagi nagu kellelegi veel õpetada ja midagi teha, aga ma ju ei tee seda enam. Ma laulan oma 2 toredale tõukassile. Nemad vaatavad otsa ja ei ütle midagi, aplausi ka ei tee, aga ise mängin oma lõbuks ikka vahel natukene oma sünteka. Mis kassi nimed on? Oh, see pole ju On ikka. Rahvale seda hakata ütlema nüüd. Need on lapselapse pandud Tipsi ja Täpi ja väga ilus. Lühikarvaline siukene inglise või Yorki või mis ta seal on kollan. Mis me sellest nüüd räägime? Meil on ju. Olgu. Aga lähme kõigepealt äkki sinu noore Eevi juurde, et räägi, kus sa oled üles kasvanud. Vaat, see kena laul, et Häädemeeste laulust, sest siin sündinud, kasvanud ma ei ole Häädemeestel sündinud. No nii. Aga tänapäeva mõistes öeldes ma olen ju Häädemeeste vallas sündinud. Tookordses Tahkuranna vallas 43. aastal Saksa ajal. Toho. Mina olen eluaeg teanud, et Eevi on Põlis-Häädemeeste elanik. No, ma loen ennast ise ka selliseks. Nii. No nii.
aga jah, 7 aastat Tahkuranna 7-klassilises koolis, kuni 4. klassini oli mul tunnistusel laulmine 3, sellepärast et Vabandust. ei julgenud suudki lahti teha teiste ees. 3 sain üldse selle eest, et ma laulusõnad pähe õppisin. Ja see on minu tookordse lauluõpetaja Teene, kes meelitas mind eraldi klassi klaveri juurde ja ütles, et proovime kahekesi natukene, et teised ei kuule. Ja nii ma hakkasin proovima. Sellest võib-olla pikalt ei räägi, terve elu on läinud nüüd nii, et hakkas tasapisi minema. Ja nüüd siis natukene ikka kõõrutad vanas eas ka veel iseendale ja see ongi olnud nagu minu töö. Kas sa küsid nüüd muud, ma tahaks rääkida puhkpillist? Ma võingi küsida äkki niimoodi, et kas sa juba lapsepõlvest nägid, et sinust saab kultuuriinimene, kuigi sa juba ütlesid jah, et laulmine oli 3, eks ole. Ei, ma olin nii arg inimene, et kui suuremad poisid lumepallidega virutasid pähe ja kuklasse koolimaja uksest välja tulin, hakkasin koju tulema. Ma ei julgenud kodus rääkida, lubati tappa anda, nii et ma ei julgenud kellelegi rääkida kah, kui meid noori tüdrukuid seal nügiti ja pärast seda olid suuremad poisid olid nagu mitu aastat meist vanemad. Ühesõnaga sõjavõtt tõttu oli neil jäänud nagu koolide kuidagi katkenud. Need istusid siis meie selja taga kõik ja togisid aga jalaga ja tindipotte lükkasid ümber ja õpetajal olid jalad tindiga koos. Minu pingi juures mind pandi nurka sellest, mina polnud midagi teinud. Selline põnev ja tore ja ütleme, et Tom Sawyerilik elu oli niisugune. Oli palju seiklusi, tänapäeval võib-olla ei ole nii palju enam. Aga ei, minust ei oleks mingit kultuuritöötajat saanud, ma tahtsin hoopis inglise keele õpetajaks minna õppima ja oleks otsapidi läinud, kõik paberid olid korda tehtud, Suure-Jaani keskkoolis olin 1 aasta vanempioneerijuht ja natuke asendasin põhiklassides eesti ja inglise keele tunde, kui mõni õpetaja haige oli või operatsioonil. Olin ju kohe minemas Tallinna, aga ma käisin seal pioneerijuhtide seminaril igas kuus Viljandis. Ja teate, kui toredad need müürikuulutused ja reklaamid seal olid. Kultuurharidustöö kool võtab vastu näitejuhid, koorijuhid, orkestrijuhid, tantsujuhid ja fotograafia. Nii vähe oli neid erialasid võrreldes nüüd tänasega. Ja siis ma mõtlesin, et oi, aga seal oleks ikka tore laulda, seal õpib ju laulmist, mina lähen koorijuhtimist nüüd õppima. Kui ma palju räägin, siis katkestage. Ei öelnud ma emale, et ma sinna lähen, ei julgenud öelda kooli direktorile, Suure-Jaanist kirjutas veel nii ülearu hea iseloomustuse, aga lõpuks rääkisin, et mina tahaks minna sinna. Direktor ütleb, et kui sa sinna sisse ei saa, tule kohe tagasi ja saad veel Tallinna paberit viia. Emale ei julgenud öeldagi, sest ema kasvatas meid üksinda, nagu üksik ema oli. Et ma pean ise teenima, lähen jälle õppima, et ehk ma ei saa sinna sisse, aga ma sain sinna kogemata sisse. Ühe teise tüdrukuga kahekesi siis ühes kõrvalruumis harjutame laulmist, sest eksamikomisjon kutsus meid välja, tuli koputada rütmi järgi, nii nagu tänapäevalgi, palju sa tabad rütmi, ja pead midagi laulma. Ja meie Viivega siis kahekesi võtab suvalise laulu, et jumal sul ligemal, korraga astub üks noor kena mees uksest sisse, see oli Rein Uusmaa. Me ei teadnud siis. Tutvustab ennast, ütleb, et oi, kui toredasti te laulate. Viive tahtis orkestrijuhtimist, mina tahtsin koorijuhtimist. Aga osakonda ei avata, kui on ainult üks, vähemalt 2 osavõtjat peab olema, 2 õpilast. Ja Rein Uusmaa hakkas mulle siis selgeks tegema, et tead, kui sa tuled puhkpilli õppima, kui sa oskad neid torupille natuke mängida ja natuke ka teisi õpetada. Tema ei olnud natuke, aga mina olen seda natuke ainult teinudki. Nii. Et siis sa võid ka vokaali õpetada. Aga kui sa õpid ainult laulu, ega sa siis seda puhkpilli ei oska õpetada. Nii et vali. Ja Viive, tema oli niisugune lühike, et tšakast tüdruk, mina olin sel ajal pikk anorektik lausa. Nii me olime nagu Pat ja Patasson kahekesi. Laulsime kooli lõpuni duetis, nii et aitab mina teine tema esimene hääl. Ja seegi selleks ja me olimegi siis need nõndanimetatud puhkpilli osakond. Ma pidin emale ka siis ütlema, et ma nüüd läksin õppima jälle. Midagi. Te noored mõtlete praegu, et kui te selle jutu nüüd ära kuulete ja teie lapsed võiks küsida minu käest, et mulle memm ütle, kas sel ajal dinosaurused kah olid. Selle jutu peale, et kuidas kõik oli teisiti 20 rublaga, elasime kõik ennast, kas kõik, aga mina sain hakkama.
laste maailmast oli võimalik osta jalatsid ja riided selle figuuri juures, mis siis oli. Vot. Ja siis, kuidas nüüd on, ma ei tea, aga tol ajal ju suunati lõpetanuid. Suunati. Kui sul endal soovi ei olnud, kuhu minna 3 aastaks. Mind taheti saata Ida-Virumaale kusagile. No mina ei tahtnud, mina tahtsin Häädemeestele tulla, aga mind ei tellinud siit keegi. Mind ei tahtnudki, ma arvan, siia keegi. Ma polnud ju mingi kultuuritööd teinud midagi, mis minuga teha on. Ma kirjutasin ise siia siis. Ei olnud ju internetti, aga mingit sõnumit võimalik saata. Kirjutasin, et kas teie kutsuks mind siia tööle. Ja mis ameti peale sa nagu tahtsidki kultuuritöötajaks tulla? No ma lõpetasin kultuuri, jah, loomulikult kuhu mujale. Ja siis ju see kiri siis tuli, nii et mind siis saadeti siia tööle. Aga siin oli väga tore puhkpilliorkestri dirigent Hugo Klemmer. Oli väga tore tark mees ja tal oli 23 või 4 pillimeest, kõik vanemad mehed ja igalt poolt Võidust Soometest mängisid. Ta õpetas neid kõiki, neil ei olnud ju mingit muusikalist haridust, nii. Õpetas neid kõiki mängima ja mul on meeles, ma ei hakka lugusid üles lugema, aga me mängisime uhkelt ära Vanad sõbrad. See oli vägev. Käisime Pärnus demonstratsioonidel mängimas, noh, teate, mis sel ajal oli oktoobripühad ja võidupühadeni. Ja tol ajal oli ka veel kombeks, me käisime hilisemal ajal, nüüd Rein ja Siim Marjamägi ja mina kolmekesi käisime veel nagu matustel mängimas. Aga tol ajal Hugo Klemmer võttis kogu selle kupatuse kokku, kõik käisid mängimas. Siis anti, ma vist lobisin liiga palju. Räägi. Siis anti nendele pillimeestele ega rahas ei makstud midagi. Siis anti neil terve korvitäis, noh, seal oli pehmemat ja kangemat kraami ja kõike muid peale amustamiseks. Mehed läksid siis sinna vanasse koolimajja, mis on teispool õigeusu kirikut nüüd maha lammutatud. Seal vanas majas, seal oli suur prooviruum meil. Nemad läksid sinna istuma peale mängu. Aga meie Eevi Saksaga, kes oli siin pensionini välja lasteaias kasvataja, teie noored ei tea võib-olla, me oleme ühe vanused. Eevi mängis trompetit, mina mängisin alti. Meie tulime kahekesi ära sealt, aga siis lõpuks dirigent ja teised seal meesterahvad märkisid, et aga naised, me anname teile ühe veinipudeli kaasa, teile ei soovi. Me tulime kahekesi, rääkisime anekdooti ja arutasime ilmaelu, see oli niisugune ilus ja lõbus aeg. Aga siis ma läksin ära mõneks aastaks Valgamaale, elu viis sinna, no kõik see on keeruline ja võib-olla ei olegi oluline rääkida. Aga kui ma ükskord tagasi jõudsin, Treimanis olin ka 5 aastat tööl ja tagasi siia jõudsin, siis nagu puhkpillil ei olnud nagu enam dirigent, Hugo Klemmer oli nagu lahkunud. Siis me tulime uuesti kokku kuni 90. aastani. Siis ilmus Rein Uusma siia, asutas ju muusikakooli, jumal tänatud, ta võttis selle bändi ja üle, aga ta hakkas seal kõvaranget tööd tegema, ei saanud seal mehed seal midagi seal törtsutada, võeti jälle uuesti ja mäletan, üks bassimees hakkas tal isegi vastu, et me oleme kogu aeg niimoodi ju mänginud. Mitte valesti, vaid noh, et kord, et võta seal piano, ei, ta paneb ikka kõigest jõust, no ei saa seda pianot, sai küll, Rein pigistas neid kõiki. Ma tahan öelda nüüd lõpetuseks selle, et see, et puhkpill sai, noh, nagu, ma ei mõtle olude sunnil, aga noh, veenmise tõttu valitud, ma seda nagu ei kahetsegi, sellepärast, et noh, palju selliseid kurbi, tõsiseid sündmusi sai siin nagu läbi viia, nagu meie oma jõududega ei pidanud Pärnus tellima bändi mängima, ise käisime mängimas, noh, kes tahtis tellis ka mujalt, aga põhiliselt, kui ma nüüd jalutan seal 2 kalmistul, ikka silm pead, näe, siin mängisime, siin. Kui nii võtta, no vähemalt 3 oleme me mõlemal kalmistul mänginud ja lahkunuid saatnud. Ja vaat siis tuleb selline mõte vahel. See puuduta jälle nüüd üldse kodukandipäevi, mille pärast sa vist siia kutsusid istuma. Aga seal tekivad sellised mõtted, kui sa näed, kui palju lilli, kui palju ilusaid sõnu öeldakse seal. Noh, aega on ju mõelda, sa kogu aeg ei mängi, siis mõtlen, et paljusid ma ju tundsin eluaeg inimesi, teadsin, et kelle peres oli väga ilus, harmooniline, kena elu, kus oli võib-olla raskusi, muresid, pettumusi, lahkuminekuid ja kõiki. Hakkad mõtlema, et kui palju lilli said need lahkunud eluajal, kui palju antakse sellel päeval, aga samal mõtlen, et aga ta elu oli tegelikult küllalt raske ja kurb, et kas ta
noh, kas märgatigi öelda nii palju häid sõnu inimesele. Ja noh, võib-olla ei pea nii mõtlema, aga ma olen mõelnud, et öelge kõigile oma lähedastele, oma tuttavatele, oma sugulastele, oma sõpradele, kui teil on mõned head sõnad või mõtted, öelge need välja. See ei ole ülepakkumine, sest äkki pärast mõtled, et miks ma varem ei öelnud ja miks. Samas teine pool elust on ju mängitud pulmades ja juubelitel ja saanud seal selliseid lõbusaid hetki näha ja natuke aidatud tehagi. Ja nii et need kaks sümbolit, nagu te olete näinud näitlejatel, on üks nagu on naerev, teine kurb. Nii. Need on täpselt nagu nüüd olnudki mu elu osa. On naeru, on nuttu, on ühesõnaga tore töö. Sa tead ju seda omast käest. Muidugi. Täna võib sul vesi silmas olla, mõtled, et pagan küll, homme oled hea meel, on sul hea meel, kui publiku aplausi kuulete, üks asi lõpeb jälle, saad tehtud. Noh, rääkisin vist liiga palju. Ei rääkinud. Aga ikkagi on näha, et see muusika ja puhkpill, mis siis, et sul koolis oli muusika 3, eks ole, viis su kultuuritööle. Koolis, 4 klassi. Noh, ikkagi. Ei tea, jah, ma mäletan keskkoolis käisid võistes naisansambli proovidel, laulsin kogu aeg seal ja siis, kui lauluõpetaja kellelegi ühte partiid seal mängis ja teine seal nii kaua hakkab omaette sosistama, ma mäletan, ma panin vastu sõrmi neil kohe. Mina, 10. klassi tüdruk, ja siis ütles tookordne Velsker seal, et sinust saab üks käsutaja. Tegelikult me ei ole ju käsutajad, ei ole sina, ei ole, me oleme, ma arvan, pigem kompromissi inimesed. Ja arusaamine ja mõistmine ja kuulamine, sa võid hetkel valesti midagi öelda, kui ma hiljem saan aru, et ai pagan, ma olen valmis 2 kätt kohe püsti tõstma, ma eksisin, ma tegin valesti. Seda pigem võib-olla kardetakse, et mina ennast küll ei hakka alandama, ma ei arva, see ei ole üldse alandamine, see on mõistmine, see on hoopis parem läbisaamine, sa tunnustad inimest ja sa ei ole oma ego küljes kinni, isegi ma mäletan, mul on olnud vahel tuline õigus, ma tean, ma näen, et selle inimese puhul see ei vii mitte kuhugile. Parem leia mingi muu võimalus, mine teise teema peale, asi laheneb ära. Ansambli proovidel, vanaemad ansambli proovidest, ma nii mäletan, nimesid nimetamata, istuvad 2 sopranit kõrvuti. Üks hakkab teisele halvasti ütlema, sa olid öelnud nii, sa olid öelnud ja ei lõpegi ära. Võta kenasti kokku, ütled, naised, kuulake, räägi üks lõbus anekdoot, mine teise teema peale kuskil, et teine kord räägite edasi seda, siis vaikselt ta lõpeb, ega siis suurt ei vaielda enam. Need on niisugused lüürilised kõrvalepõiked mul kogu aeg, me ei jõuagi teemani. Kas sa mäletad, kui kaua sa kultuuritööd tegid, sest mina olen oma eluaegselt kogu aeg kultuuritööga tegelenud. Oledki oma terve eluaeg tegid? Ja ma ei ole muud tööd teinud, ainult 1 aasta peale keskkooli seal pioneerijuht olnud ja edasi kõik küll Valgas, Treimanis, ja siin. Ühesõnaga olen kolinud mitmest parema korteri puhul, vahel parema palga puhul, ükskõik mis iganes. Siia tulek tagasi oli lihtsalt igatsus, sa pead siin mere ääres ja siin lähemal kuskil olema, ei saa. Olid igal pool ise tegevuslased, võrratult toredad. No nii, aga äkki lähmegi siis selle loo juurde, miks ma su täna siia kutsusin, et viime korraks ennast tagasi 40 aasta tagusesse aega. Kas sa üldse mäletad, kelle idee oli korraldada Häädemeestel kodukandipäev? Seda ei saa küll keegi unustada. Selle idee autor mitte kodukandipäeva tähistada, vaid tähistada seda, et 125 aastat tagasi ehitati Häädemeeste rannas esimesed 2-mastilised kaugesõidupurjekad. Nii. Selle esialgse mõtte andis meile unustamatu Sulev Kasvandik. See oli võib rääkida. Muidugi. 86. aasta alul, jaanuari kuskil 1. nädalal, Sulev kopp, astub uksest sisse, soovib head uut aastat ja ütleb, kuulge, sellel aastal, loeb kõik selle ette, mis täitub, et võiks siia vana side juurde, siin on 3 nurka, panna ühe teeviida, seal on neid praegugi vist mitmeid, panna teeviida, mis suunaks siia
siia laululava poole, et siin rannas ehitati, noh, seesama lause, nii, esimesed. Ja no me ei olnud ju sellest kuulnudki ja ega nagu muuseumigi ei olnud ju Häädemeestel veel ja kodu-uurijaid oli, noh, nii kuidas kodudes keegi oli oma fotodega nagu tuttav ja või juttudega, aga midagi muud avalikult ei olnud teada. Ja me ütlesime, et jah, me mõtleme selle üle. No, Sulev läks ära, nagu tema ikka jooksis kähku siia-sinna, temal oli palju tööd kogu aeg ja väga, tema oli tõeline kodu-uurija. Nii. Ja siis me hakkasime mõtlema, et no TV5 sinna pea küll, no mis asi see nüüd jah, aga siis hakkas see mõte liikuma. Sealt hakkas, sellest mõttest hakkas tulema siis vaikselt see ideearendus, et mis edasi. Noh, meie kõige, praktiliselt nagu parem käsi oli Raimo Pruul, sõitis ju kogu aeg siit majast mööda, nii kui tal mingi mõte pähe tuli, temale ka mainisime, et Sulev käis nii rääkimas, Raimo pidas auto kinni, kopp, kuulge, mõtlesin, teeme nii, ma ei hakka pikalt kõike rääkima. Räägi ikka. Nii, et noh, et aga et võiks äkki nagu päris nagu teha mingi kontserdi või noh ja niisuguse ürituse, et rahvast kokku kutsuda, asi hakkas edasi arenema, me hakkasime mõtlema, et oot. Aga neid kas või 3.-4. põlve neid järglasi võib ju ka veel kuskil olla, kes mäletavad oma esivanemate noh, meremehe elu ja kes on, kellel on esivanemad kaptenid olnud ja me panime rahva häälde kuulutuse. Et sellist üritust teeme ja siis hakkas neid kirju tulema, no ei olnud ju internetti ega mingit Messengeri nii. Hakkas tulema kirju küll, mul ei ole üldse meeles ja Toilast ja noh, ei peagi mõtlema, üle Eesti hakkas siit-sealt tulema, neid tuli 4-15 tükki neid ümbrikuid. Minu vana isa ja kus ta oli ja noh, meret sõitnud, seal ei olnud nagu niivõrd laevaehitusest nii palju juttu. Ja nagu hiljem selgus, neid kahemastilisi kaugsõidupurjakaid tol ajal ehitati üldse 2 kohas ja Venemaal oli üks koht, mul ei tule meelde, lühikese nimega mingi koht. Ja siin Häädemeeste rannas. Ikka tore ju, tsaari ajal. Ja siis hakkasime edasi mõtlema, kirjutavad, et nemad tahavad osa võtta, mõtleme, aga kuhu me paneme nad, kus nad ööbivad. Meil oli 2 tihedat päeva, see ei olnud nagu 1 päev. Edaspidi sai tehtud nii ja naa, küll 2, küll 1 päev. Et kuhu me nad majutame, võtsime, tuli kooli direktor Karri Trofimov, nüüd on Karri Tsuk, tuli kohe appi, et tema vastutab majutuse eest, valisime kalda pealse seal välja, kus Arumäed elasid ja seal oli lage plats rohkem, kuhu saab telgid panna, kuhu saab ööbida. Karri Suuk viis terve trobikonna neid kaugelt tulnud külalisi ööbijaid Rannametsa suvilatesse, veetis nendega terve öö, seal ajas hommikuni juttu, ütles, et ma olen nii väsinud. Küll oli põnev, ühesõnaga töö jätkus nagu sektsioonides veel öösel edasi. Nii, siis hakkasime edasi mõtlema. Aga no Sulev käis ka vahepeal jälle nõu andmas, meil üksikasjad meeles. Või avastasime ühe mehe Saaremaalt, kes mäletas, ka tema kauged esivanemad olid nagu merd sõitnud ja seal ehitati laevu hiljem ja mitte ainult siin olid nagu esimesed need kahemastilised. Ja tema mäletas, kuidas, mina ei tea, kuidas seda tööriista nimetatakse, meie ütleme kirvesega, see oli mingi tahumise asi, kuidas neid suuri palke tahuti, ilusad siletad tehti, noh, mis läksid sinna laevaehitusse, laastud lendasid. Vaat selle mehe saime kätte, need on paberites kõik kirjas ja piltide peal ka see mees. Laululaval oli see mees, siis suured palgid edasime, see tagus neid, tegi neid palke seledaks ja rahvas, kes upitasid ja vaatasid seda pealt, et noh, et kuidas sellel tehti. No see oli üks fragment, ega keegi teine laeva ei ehitanud siin valmis, aga see oli üks osa jälle päevast. No see oli üks osa päevast, isegi pildid on sellest? No vot, väga hea siis. Siis no muidugi Meremuuseum, no kadunud Ants Pärna oli siis direktor ja Bruno Pao oli Saaremaa mees, aga ta vist, ei tea, kus ta sel momendil ikka vist Meremuuseumis töötas, kinkisid meile fotonäituse nendest purjekatest igasugustest, küll mustvalged ja põhiliselt värvilised, terve see Seltsimaa teine korrus, see pikk koridor oli, seinad olid täis neid maale, need jäidki meile, mitmed aastad tulid seal, kus nad nüüd on, ma ei tea. Nad võtsid ka sõna ja rääkisid nagu ikka sellel teemal, mis tol ajal kõik oli ja tehti. Üks tore huvitav asi oli see Eesti ajal Einaste tänapäeval, Ainasi. Einastes oli merekool sel ajal ka, kui neid laevu siin tehti. Ja siis nüüd juba ka 86. aastal oli see juba Ainasi meremuuseum. Sealt oli üks töötaja, kena niisugune
pikk mees tuli, rääkis pikalt-laialt sellest Einaste merekoolist, ka meie rannaäärsete kaptenite õpingutest seal, kes seal õppisid Kaplist, Häädemestelt mehed, kõik nimeliselt mainis ära, no kõik on kusagil kirjas. Aga meie ju läti keelest aru ei saanud, aga vene keelest see, oskas ta rääkida ja meie väga tore Ene Talts seisis tema kõrval, igat lauset järjest tõlkis. Neid oli nii tore vaadata, rahvast oli plats ja pingid kõik täis. Mees rääkis vene keeles lause, Ene pani kohe selle eesti keelde. See oli põnev, see oli tore. Ja muidu oli neid mehi küll ja küll veel rääkimas. Pärnu kalur oli see suur üle, kõik väikesed Pärnu või rajooni rannaäärsete kaluri koloožide ühendus oli Pärnu kalur, suur kokku kõik. Ja selle esimees Veeliks Kangor rääkis oma pikka lugu ja ikka selle sama merenduse teemal. Nii. Ja kes seda kõike kogu aeg vedas, meil ei olnud aega kogu aeg neid lavale viia ja sealt ära tuua, see oli meie tänuväärne võrratud Tiiu Pukk. Ta tegi ka edaspidi Häädemeeste päevadel, ikka olid need esinejad meil seal laval rääkimas. Tiiu juhatas nad sisse ja välja kõik, nii et ta oli tänu talle. Ma tean, et selle esimese Kodukandi päeva raames renoveeriti ka laululava. On. Räägi muidugi. Ja see laululava, see renoveeriti ikka päris kenaks ja uhkeks ja seda tegid meie noored õpetajad Toomas Aabel, Kalmer Hütt, ja oli Mati Tali nagu juhendas, neid oli koloosi ehituse spets. Einar Lõhmus, pildid on ju ka kõik. Pildid on ka. Mehed seal kõik teevad hoolega tööd. Ei tule kõikide nimed meelde, pean vabandama, et kui keegi jääb nüüd nimetamata, aga ma olen kõigile tänulik, see sai nii kena ja uhke. See oli nagu laululava suhtes, kas võib rääkida ka toitlustamisest, Muidugi. Ma liigun teise teema peale. See nagu tänapäeval enam selliseid asju nagu ei ole ja on hoopis muud ja kenamad võimalused, aga meil oli tookord meie võrratult tore, kohusetundlik, abivalmis Helgi Lõhmus vedas neid, ka sinu vanaema. Ja minu vanaema oli koks seal. Ja nemad tõid siis kohale, ma ei teagi, kuidas seda õigesti nimetada, kas see on sõjaväe termosed või need suured või... Jah, Kaitseliidu termosed, sellised supipotid. See oli seal seltsimaja seal taga seal platsi peal, pikad lauad, pikad pingid olid meil õues ja siis Helgi Lõhmus arvas, et me ei suuda praadi ja suppi ja kõike teha, tehti siis nõndanimetatud supppraad. Ja see oli siis hästi paks borsisupp. See oli niimoodi, et kes tahtis teda süüa kui praadi, siis võeti vahukulbiga, kes tahtis kui suppi, siis võeti kulbiga. Ja kõik olid rahul ja kõik sõid ja kõik need, kes kirjutasid, et nad tahavad siin ööbida, nad tahtsid ka süüa. Ja siis me arvestasime ära, need rublad ja kopikad, mis meil siis olid, palju nagu see maksma läks, siis saadeti rahakaartidega, ei olnud ju millegi muuga saata. Me ei saanudki muud, kui aina käisime postkontori vahet ja võtsime aga raha välja ja panime kirja, kes saatis, kus kohast mitu neid tuleb. See on nüüd niisugune tõeline nostalgia. Ehk see toit oligi siis mõeldud esinejatele, kõigile, jah, kõik. Külastajatele ka? Jah, kõik võisid minna ja võtta sealt nii, aga muidugi need, kes otse külastajad, meie omad läksid, nad siis nagu mingid kopikad maksid seal. Nagu Helgi pidi ju ennast majandama, muud moodi me ei saanud. Aga jah, ma mäletan, kui see teine päev juba lõppema hakkas, siis ka meid veel toitlustati ja ei olnud nagu aega süüaga ja mul oli mingi väike kausike seal ja oma toas lauadaga sõin seda portsi ja paraski tõstan lusikat ja Leida Kallas, meie endine ajalooõpetaja. Tema on ka tõeline koduhuviline ja käis kõik üritused kaasa, sõitis ja käis meiega. Astus uksest sisse ja ütles, et kas teil söömiseks ikka on aega? Ma ütlesin, et näete on ja küll ta tänas siis. Ja see oli tore tunne, et tema, kes oli väga tark naine ja ajaloo inimene, et kuidagi hea tunne oli, kui öeldakse, et see söömiseks on ikka aega. Nii on. Aga tahaks nagu ruttu hüppata ühe teema pealt teise peale. Ma ei saa kuidagi mainimata jätta Raimo Pruuli. Ühesõnaga, esimese päeva õhtul, kui me olime siis jõudnud nii kaugele ka kontserti teinud, pärast seda hakkas tantsuõhtu. Raimo tegi tantsudiskot kõigile. Vastavalt sellele, kuidas tantsupublik muutuma hakkas, mida enam õhtu edasi arenes ja ju noori rohkem, vanemad läksid ära.
nii, meie üleval siin seltsimajas trepist üles vasakut kätt olin akna peal, ei jõua kogu aeg ka seal neid valvata, käin, ajan Raimuga juttu, tulen jälle tagasi ja leppisime kokku, et kell 2 lõpetame. Et me 6:30 oli meil oma kohalik puhkpilli bänd kutsutud siia laululava juurde istuma toolide peal mängima hommikumuusikat, nii. Massiaru mehi, naisi ei kutsunud nagu järgmisel päeval, esimesel päeval nagu pildil näete, on neid seal hulgem. Ja et me jõuaks nagu selle territooriumi ja ümbruse korda teha. Koristajad me ei hakanud kutsuma, nad elasid nagu kaugem, oli vanem inimene, et vaatame ise kähku 2 üle, et kell 2 lõpeta. Kuulen, kell on umbes 3:02, Raimo ütleb kõva häälega, et no noored, et nüüd me peame lõpetama, et kord on selline ja käsk selline. Hakkavad siis karjuma veel ja veel ja veel ja veel ja selline kisa käib üle platsi. Raimo, ma ju kuulen, no ta teadis, et ma kuulen, nagu me ei maganud. Raimo ütleb, et teate, aga minge küsige, äkki lubavad veel. Mina ütlen Antsule, et nüüd tuleb, saadikud tulevad, Antsul, las nad tantsivad veel. Muidugi tulevad treppist kolinal üles, saavad, kas me võime veel tantsida? Mõtlesin, et laske käia. Nad vist lendasid siit trepist alla ja käis see pidu edasi kuskil 4:30 aeg. Siis läksid nad alles laiali, aga 6:30 oli meil juba, ma pidin ise istuma tooli peal, hakkasime puhuma jälle. No see oli tore, sa võisid surmani väsinud olla, aga asi läks asja ette, nagu oli ju tore. Ja esimene kord seda sai ju nii kardetud, tuld, kuidas läheb, nagu sina siin nüüd täna kardad esimest korda. Juba on hirm üle läinud. Pole karta midagi. Nii. Ja siis läksime, siis käisime, kõndisime kõik pingivahed üle ja kõik, et plats oleks puhas järgmiseks päevaks. Nüüd ma ütlen tagantjärgi, paar limonaadi või mingid pudelit, mis seal olid maas. Ja mõni üksik kommipaber. Vaat selline plats oli puhas. Meil olid mingid prügikastid, olid ka siin-seal. Aga ütleme, võib ka nii juhtuda, et keegi panegi sinna, viskab kõik. Ma olen siiani nii tänulik, et nad olid lihtsalt, see oli nii tore publik. See oli võrratu. Nii. Aga siis 6:30. Sel ajal olid ju inimestel veel Krivanokova, Uruveja, kes kadunud ja Elaraid, kõik pidasid ju lehmi siin. Nii. Ja tee oli kruusane, ei läinud ju mööda asfalttee. Kruus lendas kõik, hommikul võib-olla vähem, päeval rohkem. Ja nemad siis hakkasid oma 4-jalgseid siis vitspeos, mine isane tea, hakkasid siis neid mere äärde saatma. Ja meie sellepärast sättisimegi ennast, et kui see hommikune ütleme, rahvas hakkab liikuma, et ka neil oleks lõbus ja rahvas nagu oligi juba varakult üleval. Meie mängisime õrnööbiku tõttatsa ja naised läksid siis mööda, muudkui vehkisid oma vitsidega, see oli küll lõbus alguspäevale. No edasi läks juba natuke tõsisemat laadi, käisime kalmistul vanade kaptenite hauaplatsidel puhkpilliga jälle mängimas. Aga see oli nagu siis teise päeva algus, aga siis me sõitsime puhkpilliga ja segakooriga ja Enda Kallasel või Enda Lorentsil oli ka külla kutsutud Kolgajani segakoor, sõpruskoorid 2 kooriga sõitsime kablisse seda mälestusmärki avama. Minu teada vist hiljem on ta pandud sinna uus või ei ole täpselt, ei ole vist. See toodi ära, aga tahtsin öelda, et selle sama kodukandi päeva raames avati ka mälestusmärgid meil. Juulia, jõuame sinna. Ja siis läksime teisel päeval, läksime nagu seda siis sinna, seda kivi avama. Ja kablisööklas neid söödeti kenasti ja koorid, olid nii rahul, Kolgajani koor oli ka ikka mere ääres sai olla, et seal mitu päeva käisidki mere ääres seal ja viibisid seal Enda Lorentsit ma pean küll taevani kiitma, teist sellist inimest vist ei olegi Häädemeestel, kes õpetas laulu, juhatas rahvatantse, ta õmbeles ise ka paljudel ise rahvariided selga, täitsa enne olematute annetega inimene ja olgu tal tervist ja tänan teda siiamaani. Aga jah, kivide avamine, nüüd jõuan jälle tagasi, nüüd on need minu lüürilised kõrvalepõiked siin, võtke nad maha. Esimesel päeval oli meil siis suur puhkpilli koondorkester, kõik ajesime Massiarust kokku, ega nad ei tahtnud ju tulla, et peavad ju sõitma iga nädal siia, aga siis ma mäletan, ma kirjutasin kirja ja mis sa ikka oskad, millega sa mõjutad, nad ei olnud ju ka neid väga noored seal ikka keskealised inimesed ja pidid sõitma kõik siia. Mina siis kirjutasin, et kui 125 aastat tagasi meie vaprad kaptenid või mererannas ehitati siin laevad, kaptenid läksid
sõitma nendega, olid visad ja kanged mehed, kas meie oleme praegu kehvemad, et me ei suuda neile mängida nagu niisugust mõnusat puhkpillimuusikat nende auks. No see ei olnud ju minu arust praegu, ma oleks võib-olla selle kirja peal mõelnud, mine kukele, mängi ise. Aga nad tulid kokku, inimesed tahtsid lihtsalt ka mängida, ega nad ju Massjärus seal suurt ei esinenud, aga siin said nad esineda, siin Kablis, rahva hulga eest, terve plats rahvast täis, hinnati seal kusagil isegi üle 2000 neid seal kokku, istumise kohti nagu ei olnudki, plats oli kaldani täis ja tuldi kokku sellepärast, et see oli esimene lihtsalt uudishimust rohkem, no kas või sellest. Aga selle kivi avamise juurde siis nüüd istusime, nagu näete seal pildi peal seal koorid, 2 koori, puhkpill ja me laulsime seda Häädemeeste hümni, looja võtta õnne anda. Noh, aasta oli ju siis 86, ei olnud veel ärkamise aega, ei olnud ju veel Eesti aeg tagasi tulnud. Aga jah, natuke nagu sobigi seda öelda, aga nagu natuke kõrgemal pool võib-olla käis natukene ligikaudne niisugune kõlakas, et mis see lugu teil nüüd rohkem andis või umbes nii, oi see andis meile väga palju. See oli rahva ühendas, kui rahvas laulis isegi seda kaasa. Ja see oli tore ja siis lõigati see lint lahti ja nagu te seal pildil näete ja avati see kivi ja noh, see oli... Kus te Eero peal tulite? Nüüd ma võtsid sõnad suust, tahtsin öeldagi, et ja siis me hakkasime lõpuks, me jõudsime, aega oli ju laua taga istuda, üle laua vahime teineteisele otsa, et aga mis sinna veel ja mis veel, et aga mälestusmärgi, mis see mingi väike viit seal tee ääres, see lükatakse ühel ajal ümber ja ei ole ikka midagi, aga paneme hoopis ühe kivi, no olime ju kuulnud ka, et noh, et siin-seal on sellised asjad olemas, aga no mitte sellise ürituse puhul. Ja siis me hakkasime rääkima just Eerole, Eero oli tore kena noormees ja andekas mees, Eero pani aga paberi peale, kuidas teha, kõik tema idee seal ongi nii, aga kes selle ära raiub. Meil oli siis olemas üks läti rahvusest mees, näe, mul on veel meeles, Jaseps Umbrasko, nüüd teda ei ole ära. Ja tema oli seda tööd eluaeg teinud ja tema oli juba kaua aastaid Häädemeestelgi elanud ja tema raius selle kivi ja Eero andis selle mõtte. Nii et oma Häädemeeste meeste looming, nii et on ju tore. Et tänud Eerole, see oli väga tore asi. Need esimesed 2 päeva, või noh, 2 päeva kodukandipäevadest, päris pirakas ajakava oli see, ma vaatasin. Kust te raha saite selleks kõigeks? Tol ajal olid sponsorid, kirjutasite projekte, ei olnud ju sükest asja? Ei, projektide kirjutamist ei olnud. Vald? Meie peamine, külanõukogu oli siis. Meie peamine sponsor oli Häädemeeste kolhoos Ants Järvesäre juhtimisel. No nii. Ants Järvesäre oli meil nagu ka teine parem käsi, kes kõike teadis, mida me plaanime, andis nõu, kuidas teha, oli igati abiks ja lipu heiskasime ka koos üles jõe kalda peal Häädemeeste lipu õmblesime. Mina ei õmmelnud, aga õmmeldi nii. Aga et ma nüüd kedagi ei unustaks. Jah, sponsorid. Matsjärv kolhoos toetas mingi rahalise summaga Häädemeeste kolhoos. Ma ei mäletagi, ega ministeerium meid ei tule, võib-olla ka sõprused sofoos ja igal juhul majandid meid aitasid, ega meil ei olnud muud raha. Aga see on nagu rahalises mõttes, aga ja peale sellel üritusel me müüsime pileteid, ei olnud need nii hingematvalt kallid, aga eelmüügist ostetud piletite vahel me loosisime siis igasuguseid asju välja. Ja no lihtsalt on meelde jäänud, kõik ei peagi meelest pidama. On meelde jäänud see, kui Sulev Nõmmik oli meil siia kutsutud, ta ei olnud mingi päevajuht, vaid võttis sõna, tegi nalja ja tema andis siis neid võitusid üle, no võeti loosipilet ja kes mida võitis. Mul on see siiani meeles, kui filtur ka Kalmer Hütt võtab vastu kalapüügitarbeid Sulev Nõmmiku käest. Hiljem kuulsin ja tänapäevani Kalmer Hütt on väga agar kalapüüdja, on ju, aga tal oli siis olnud ka hea meel, ma kuulsin, ma pole küsinud, aga et juhtus just talle. See oli üks näide. Aga ja ma tahtsin nagu selle kohta öelda, lõpetada nüüd ära, kui Raimu seda diskot tegi seal 4:30 nendega. Ma olen siiani mõelnud, et see oli ilmselt Raimu elus kõige pikem koolitund, mis ta noortele andis. Hommikuni välja, oli vahva.
ja näed, võid jälle kogemata kellegi unustada ja fotod, et tänu sellele, et on meil neid fotosid nii palju, et tolleaegne keskkooli õppealajuhataja Rein Varep, hilisem ka vallavanem, ja Anni Soomre tegid neid fotosid 2 päeva. Neid oli, muidu meil poleks neid nii palju praegu nagu võttagi kuskilt. Ilmast, kas võib rääkida? Jaa, ma tahtsin, järgmine küsimus olekski olnud, et kas ilm oli teie poolt? Tahtsin, ma lugesin seda küsimust, ma mõtlesin, et mul on see silme ees, kui esimese päev hommikul me elasime seal majas, kus on seal Valge kiriku kõrval see roheline pikk maja, see preestri maja nagu. Siis oli ta sel ajal, oli ta nagu kultuuriosakonna töötajatel nagu korterid olid seal. Me seisime trepi peal, hommikul varakult tulime juba, hakkasime kultuurimehe tulema, taevas oli pilves, imelik, me ei teadnud, mis tulemas on. Ja siis nii omavahel öeldes, ma olen täiesti altruistlik inimene, selles mõttes hindan kõiki uskmatuid uskujaid, see on ühesõnaga inimese enda südametunnistuse asi, mida usub, mida mitte. Meie ka nõndanimetatud Vene ajal käisime ansambliga laulmas mõlemas kirikus jõulude ajal, kus mõned kooliõpetajad küll ei julgunud tulla, et tehakse viimati ametist lahti, aga ära käisime ja alles jäime. Nii et ma ei ole seda laadi, et sinna ma ei lähe, ikka lähen. Ja siis seisame kahekesi sel trepil ja hakkab kultuurimehe poole tulema ja minu paps ütleb, et kuule, tema tahtis nagu natuke lõõpida, et ma mõtlen, et Jumal ikka ju näeb seda, me elame ju siin kiriku kõrval otse. Preester elab ka meiega ühes majas, me oleme ju nii lähedal neile, nad võiks ju anda meile täna ilusa ilma. Ja see päev oli ilus. Meil pärast ei tulnud seda õhtul meeldegi enam. Oli ilus ilm. Pilved läksid ära kusagile, me saime ürituse ära teha. Aga teisel päeval, kui me olime siis ära käinud koha peal, kalmistutel läksime Kablisse, õhtuks tulime tagasi, tegime kontserti siin veel kell 5 või mis kell see oli. Ja siis kultuuriosakonna juhataja Helle Lips hakkas teise päeva õhtul siis andma aukirju, kõik lasime trükkida ja tema siis nagu ikka, et nagu juhataja annab midagi muud, kui mina nüüd annan. Hakkas kutsus aga välja lavale inimesi ja andis aukirju ja ikka keegi neiu andis meil seal lilled ja aplaus ja olid veel viimased mõned aukirjad anda, kui oli näha, et hakkab midagi tulema, hakkas kergelt tibutama. Me lõpetasime üritust, see oli nagu planeeritud nii, see oli õnnelik juhus ja see jääb meelde lihtsalt. Mina soovin sulle seda sama, et laupäeva hommikul, et sa ei pea seal küll nii käituma, aga et sul oleks ilus ilm. Tead, sellega seoses ma tahaksin selle seiga veel ühe ära rääkida, et mul on see siiamaani meeles. Käimas oli Häädemeeste 30. kodukandipäev. Mul oli kutsutud siia külla Kihnu Virve pereansambel. Ja päevane programm oli enam-vähem siuke pilvine ja kõike siuke, et mul oli telk väljas Tiiu Pukaga tegime näitus Häädemeeste kodukandipäevad 30 aastat ja oli üks loeng samal ajal veel seal laululava peal ja rahvast oli palju. Ja järsku ilm pöördus täielikult. Ma näen Kihnu Virve jõudis kohale oma perega ja tuli siuke padukas ja sina helistasid mulle. Ja ütles mulle, mul on nii kahju, see paganama ilm, sealt tuli veel vägemaid sõnu ja soovisid mulle edu ja siis mõtlesin ka, mida ma nüüd teen, me Tiiu Puka otsime peast kinni, et just Kihnu Virve oli saanud oma pillid, asjad kõik laululaval ära vedada. Seltsimajas laulis lõpuks. Ja siis mõtlesin, mida me teeme, niimoodi kallab, sest isegi kui see vihm järgi jääks, kõik on ju märg, kõik pingid, mis oli välja toodud meil, kõik oli märg. Ma tean, pika telgi all seal lasid mul midagi seal rääkida. Ja siis tegime otsust, davai. Kolime ruttu Seltsimajja. Just. Ja ma ei tea, mis siis juhtus. Tegime kontserti Seltsimajas, nii kui esimene laul hakkas päike väljas. Ja mul on see nii meeles, nagu, kuidas tegelikult ilm võib bussi keerata sul asja, on ju. Aga räägime ikkagi esimesest kodukandipäevast veel, et nagu näha jutust on kuulda, et rahvast oli palju. Väga. No see oli ka suur uudishimu. Nii palju oli võõrast rahvast. Kas sa oskasid oodata, et nii palju rahvast tuleb? Ei, absoluutselt. Ja tegelikult, kui ma nüüd nagu ükshaaval mõningaid inimesi, kes kohe tulevad meelde ja ei tule ju kõik meelde ka selles väikesest tänuvoldikus, mis 96. aastal lasin. Mallen Kopentsius pani kõik need nimed ilusti kirja, keda ma paberile panin, keda ma jõudsin ära tänada. Seal on nad kõik kirjas, ma ei suuda kõiki tänada. Aga, mida sa küsisid?
rahvast. Rahvast, jah. Jah. Ei, me ei mõelnud üldse, et need nii palju tuleb, aga ma ütlen, see on tänu sellele suurele uudishimule ja mitte ainult uudishimule. Ma pean ütlema, et Häädemeeste rahvas, ka sama Skabli Treimani, see rannaäärne rahvas on jonnakas, kange, töökas, aga nad on ühtehoidvad inimesed tegelikult. Ja ma pean kõige suurema tänu ütlema sellele publikule, kes tulid kohale, nad tulid lausa perekonniti, ma näen, tulevad vanavanemad, lapsed, seda oli vaata, ikka tuleb rahvast veel. Ja see oligi sõnaga, see oli kõige suurem tänu. Mitte ainult üksi see aplaus pärast kontserti või midagi, vaid just see, et inimesed olid huvitatud ja nad ei läinud ka õhtuni laiali enne kui kõik oli läbi. Muidugi läheb paarkümmend siia sinna, see on niisugune tavaline liikumine, aga et rahvas oli huvitatud ja see oligi, et järgmistel päevadel olid ju ütleme teised teemad ja rääkisime muid asju, aga just, et see ei saa öelda, et oi, see oli kõige vägevam. Ei, ma ei ütleks nii, ma ütleks, et inimesed olid huvitatud, et mis asi see kodukandi päev üldse on ja mis seal tegema hakatakse. See oli see, mis tõi rahva kokku ja see oli lihtsalt imeline ja tore. Kas läks midagi täiesti sassi ka ootamatult? No nii vussi kui vussi minna andis, mäletad sa? Inimene peab ju enesekriitiline olema ja peaks kõik välja laduma, mis läks, aga häbi öelda, aga ei tule meeldegi, et midagi läks nii, et ei jõu ära kahetseda. Aga see oli midagi siukest, mis tol hetkel ajas nii närvi, et täitsa mine hulluks, aga nüüd läheb naerma. Oli mingi siuke hetk, ei tule? Kogu aeg sai mõelda ainult, et ajaga toime tuleb ja kõik ühesõnaga esinejad olid kõik kõigel ajal kohal, ei pidanud mõtlema, et mis nüüd küll saab ja näe, tekib tühi aken ja ei. See oli õnn lihtsalt. Kui ma hiljem mõtlen, aasta pärast tuleb midagi meelde, mis nihu läks, siis ma räägin. Siis kutsume uuesti Eevi kohale, eks ole? Kutsuge ükskõik siit või sealt. Aga sa oskad öelda, kas juhtus midagi sellist, mida sa enam tänapäeval ette ei näe, et mina juba sinu jutus näen küll sellist hetke, et just see toitlustamine. Just kõik, mismoodi toitlustamine, majutamine, kõik, see on telkiga artisti ei pane enam. Kirjavahetus inimestega, kuidas neid registreerida ja see on ju öö ja päev, on ju. Ma ei kujutaks seda asja, et panen margi peale, viin posti. Kõik käis käsitsi, ma käisin veel 10 päeva Soomes, sain ministeeriumist mingi viisa anti ja ei taha ju ära ka öelda, kui pakuti ja sel ajal siis oli Anni Soomre, siis käis seda postkontori vahe, et kõik need rahakaardid võttis sealt välja, pani kirja, tema tegi see sekretäri tööd nii kaua ja nii, et tänu talle ja nüüd see oli praegu ma ei kujutaks üldse ette, teie noored võiksite seda kõik teha ja rabelda, ma mõtlen, et kuidas see võimalik oli, aga see oli tänu Häädemeeste rahvale, tänu nendele majandi inimestele, ka külanõukogu esimees Kalev Võitla, nad käisid ja uhtusid meie maja vahet siin kogu aeg jälle, kuidas on ja kuule, kas seda saaks ja kuidas teeks nii ja naa, neid nõuandjaid ja toredaid inimesi oli nii palju, kuigi igaühe nõu ei olnud võimalik kuulda võtta, ei olnud vajagi, aga inimesel oli mõte. Ta tuli ja ütles sulle, et ta mõtleb nii, räägid ta ka ära, et jaa, aga et vaat sellepärast, vaat väga hea mõte, nii teemegi, aga seda me ei saa nüüd teha nii. Ja kõik korras jälle, et asi on suhtlemises, asi on läbirääkimistes, asi on ärakuulamises, nagu teiegi nüüd kuulete seda pikka juttu. Aga sa selle esimesel kodukandipäeval uskusid sellesse, et kodukandipäevad tähistavad 40 aasta juubelit? Selle peale üldse ei mõelnudki, ei mõelnud. Ei mõelnud. Mis kui nüüd ajakava rääkida, ma ei saa seda ära nüüd unustada ja mõelda, et ma ei ole ju neid üksi teinud. 6 aastat tegime meie, siis oma isiklik elu ja asjad tulid ju ka vahele. Siis olin 2 aastat, tegi väga toredaid päevi Miia Tari ja tema tegi siis oli meil vald juba ju. Tegi valla ulatuses juba neid haaras kaasa, neid, ma ei tea, täpselt üritus ju nad on kirjas. Ta tegi väga toredaid ja huvitavaid päevi, ta oli väga hea kirjanduse inimene ja loominguline. Pärast seda tulin ma tagasi 95-96, siis tegime jälle 2 päeva neid kodukandipäevi ja ühed päevad. Siis pärast seda tuli Kai Marjamägi.
mul ei ole täpselt meelest, mida Kai tegi, aga igal juhul ma tean, et see päev oli huvitav ja rahvas käib koos, ei ole kunagi nii, et plats on tühi, kedagi pole. Päevad on olnud kenad. No peale seda hakkas siis Aire tegema, tema nagu tegi ikka väga sisukaid ja suuri lavastusi ja kõik nii edasi, te teate. Need olid tihedad päevad. Siis tulid sina, said käe jala ukse vahele, siis sa läksid ära mõneks aastaks. Siis tuli sinu asemele Aigi Terumut. Aigile ma mäletan, ma ütlesin, ma ju olin siin samas üle tee elasin, kes sai seda vahet kogu aeg käia ja tantsubändi teha ja memmedega laulda. Ja siis ütlesin ükskord Aigile, et mis sa ootad? Mine sinna kooli õppima, et sa paberid kätte saad, sul sobib see töö. Aga no mina ei teadnud tema taust, et tal on nagu omal muu eriala või vist juba ja ta mõtles, ta muidugi vist ei läinud, aga ta siiamaani tegutseb ja teete kõike või? No ta käib koolis ka. Kultuuri? Jaa. No väga tore, ma ei teadnud seda. No nii, väga hea. Ja nüüd oled sa saanud otsa kätte ja nüüd ma ei tea, mis sa küsida tahad, aga ma ütlen, et sa tubli tüdruk oled, rabele edasi, ole ka ühel ajal, nii vanaks saad, kui mina siin olen. Tead, kui tore on meenutada. See on, mida meenutada, et ei pea mõtlema, et sa hullu küll, et polegi midagi teinud. Et polegi nagu midagi teinud. Ma nüüd lõpetaks selle oma jahumise sellega ära, mida ütles vahva sõdur Šveik. Ma ütleks oma selle töö ja elu kohta nii, et oli, murdes kuidagi, et oli, mis oli. Eks midagi ikka olnud, ega kunagi pole olnud, et midagi polnud. Väga hästi öeldud. Kas sa tahad ise midagi veel lisada meie kodukandipäeva lõpetuseks podcastis siin? No ma ütleks nii, et kõik need viimased mitmekümne aasta jooksul, ma olen näinud neid kodukandipäevi, need kõik on olnud ju tükk maad, ma arvan, sisukamad ja põnevamad ja uudsemad ja kui meil oli see niisugune, ikka niisugune algeline ettevõtmine. Siin ma ei uhkelda sellega, et oi kui palju rahvast ja kõike oli. See oli ju meil niisugune käsitöö vormis, kõik ikka käsitses pliiats paber peos. Aga et hea küll, et nüüd on natukene lihtsam võib-olla teha, eks ole, et meediavahendid on nagu käepärasemad. Aga selle võrra saad sa ka nagu rohkem infot anda ja sa saad ühendust pidada inimestega. Ja ma ütlen, kõik bändid, mis sa oled siia kutsunud esinema, kõik külalised, need on nii põnevad, need on nii toredad tegelikult. Ma arvan, Häädemeeste rahvas võib olla kohe uhke, et sellised kodukandipäevad ja sellised suvised vabaõhuüritused, need on nii toredad ja teretulnud asjad, ka suvitajad kõik siin rannas saavad ju osaleda nii Kaplist, Reimonist siin, et on need võimalused olemas ja see on nii tore, seda on tegelikult õudselt vahva vaadata, oleks jube, kui mõtled, et oi, enam mida ei ole, meil oli, ei, ma ei ütle nii. Ja see on üldse vale ütlemine, et oi, kuidas meie kõik tegime ja nüüd pole midagi, nüüd on palju vahvam, nüüd on palju uudsem, mine sellega kaasa lihtsalt ja ole õnnelik, et sa omal ajal said teha ka nii palju, kui sa tegid, nagu ma ütlen Šveiki moodi, midagi ikka oli, ega kunagi pole olnud, et midagi polnud nii. Läks paljuks. Nii läinud. Aga enne, kui ma su siit ära saadan, siis natukene siin. Selline lugu, et valminud on Häädemeeste kodukandipäevade ajaleht. Siin on siis kokku pandud kogu 40 aasta kodukandipäevade info, mis leitud on. Selle ajalehe mõtte viskas välja Aire Koop. Nii et suur tänu tal selle mõtte eest. Mina lihtsalt panin ta kokku, otsisin materjali ka palju, ma ei teinud seda üksinda, siin on väga palju inimesi, kes siin on aitanud ja pilte otsinud ja kavasi otsinud ja siin on isegi esimese kodukandipäevade plakat, kas sa mäletad seda? Sulev kasvandi puukogost. Kas te panite kinni või saan ma ühe tähtsa asja öelda? Sa saad väga tähtsa asja veel öelda. Võib segada seoses sellega. Esimeste päevade puhul me tegime A4 peal kirjapabereid ja see meie ex-librist Johannes Johansoo, tema on ju see ka selle üleval. Tema siis tegi selle visandi ilusa, siis tahtsime ka ümbrikuid, et anname rahvale ja jagame selle päeva puhul. Aga selleks oli vaja, Vene ajal oli see glavlit, ühesõnaga kuidas öeldakse nüüd, kontroll, ta ei ole KGB, ma ei saa öelda, mis see glavlit. See, kes kontrollis kõiki trükisid enne, kui midagi üldse lubati trükki anda. Nii maakeeles, ma ei oska nii öelda teda muud moodi. Läksime Tallinna nende näidistega.
üks vene väike mees istub seal taga, räägib kanget eesti keelt, meie hakkame ruttu rääkima, et meil siuke üritus tulemas ja kas me tohime. Ei, hakkab rääkima, meil on olemas vastavad ümbrikud, no muidugi vene keeles räägib, kõik on olemas, seal on margid peal, meil on kirjapaberid, milleks teile see kogu lugu ja tema hakkab lõuna. Tõusis püsti, me pidime uksest välja minema. Aga me ei läinud ära, ootasime, kui ta lõunalt tagasi tuleb. Läksime uuesti, nagu öeldakse, et kui uksest ei saa mine aknast, nii. Ja hakkasime uuesti paluma, kui natukenegi saaks. See lubas, hästi, no ladna, 200 tükki, 200 ümbrikut, 200 paberit. Me ütlesin, et jah, nõus. Andis siis kirjutas sinna, mingi paberi andis ka veel, kirjutas ikka käsitsi käis ja tookord ta ei pannud sinna trükimasinasse ega midagi, sest selle väikse spravka meile. Me seda ei näidanudki kuskil, läksime Pärnu ja siis lasime trükkida neid patsakate viisi, neid pabereid ja neid ümbrikud, ju neid on ka muuseumis seal väljas. Näidis, et rahvas sai, kes tahtis neid ühesõnaga, ma ei mäletagi, et me neid oleks müünud või ma ei mäleta, või kinkisime, andsime, aga ühesõnaga meil oli neid nii palju, neid kirjapabereid ja ümbrikuid. Noh, leht ei olnud, räägi edasi. Jah, et selleks korraks on siis 40 aasta puhul meil see ajalehekene, neid ma jagan kodukandi päeval, hiljem saab neid siis käia küsimas Häädemeeste muuseumis, aga praegu selle mina kingingi juba sulle, saad juba varem lugema hakata, nii et loodan, et sul on seal tore. Mina tänan sind, väga tänan, väga vahvana seda loeb lehest lehel ja kõik tuleb ju kohe. Ja kõik tuleb kohe näiteks. Oleks pidanud juba ennem sulle selle kätte andma, eks ole. See, mis eile või üleeile oli vaja teha, on meelest läinud, aga kõik see on ju nagu üksi pulgi ja üldse see aeg. No, kui nii lõbusalt öelda, et noh, seda ei pea sinna panema. Midagi teha ei ole, see lähimälu hakkab alt vedama. Selle kohta nagu ise lõõbin ja ütlen, tegelikult öeldakse, et kui sa iseenda üle, nii kaua kui sa suudad iseenda üle naarda, nii kaua on veel kõik hästi. Kui sa enam ei tee seda, siis sa hakkad kibestuma. Nii. Ja selle kohta, et see suurte tähtedega A ja D tõved hakkavad ju tunda andma, aga noh, ise pead jälgima ennast. Et sa ikka teed selle ära, mis vaja. Täna jätsin märkmiku maha, eile panin kõik kirja, millest ma veel räägin, noh, aga noh, läks nagu läks, sinna laua peale ta jäi. Pole hullu midagi. Aga igatahes ma loodan, et sul on toredat äratundmisrõõmu seal. Lehe jaoks oli kõvasti rohkem materjali, aga noh, mul olid leheküljed ette antud, ma pidin ära mahutama need asjad sinna. See on ikka väga keeruline seda teha oli, sest noh, materjali 40 päeva. No ja muidugi kõik päevad ei olnud ju vennad, oli ka neid paduvihmane päev oli kunagi, kus ei, noh, lihtsalt ei saanudki suurt midagi teha ja majas sees oli meil siis keraamika näitus ja käisime võistes seal muuseumis ja Konstantin Pätsi ausamba avamisel käisime siis bussiga, viisime rahvas ja oli juba nagu Eesti taas iseseisvunud Eesti aeg. No selliseid nagu lühema kestvusega päevi sai tehtud, noh, 88 oli ka 2 päeva, aga muidu olid ka nagu edaspidi veel nagu ühepäevased, aga nagu see esimesed ei mahtunud ära. Ja küll. On sul lõpetuseks midagi veel öelda? Ei, ma ütlen teile aitäh, kuigi ega ma kartsin, kui tuld siia tulekut, küll on elupäevad saadud rääkida, üle arugi palju saadud rääkida, aga vaat see tulek oli küll kuidagi, ma tundsin täitsa, et ma tulen nagu, ma ei tea, kui suure konsiiliumi ette, et ei ole, diktsioon peab inimesel väga hea olema, rääkida, pead sa suutma nii, et kui sa laval seisad, siis viimases reas kuuldakse iga sinu sõna ja silpi hästi. Ei, selleks enam ei ole võimeline. See ei tule enam välja, kui sa lausa kisama ei hakka. Aga igatahes, Eevi, mina tänan sind, et sa ikkagi tulid ja võtsid selle kutse vastu. Nii et see on väga oluline nii mulle kui ka meie kogukonnale, et südamest suur aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja mina ka tänan, nii et paneme otsad kokku ja aitäh teile mõlemale. Kohtume järgmises episoodis. Tšau!